Anton Hansen Tammsaaret on nimetatud koguni noore Eesti Vabariigi südametunnistuseks. Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja teine sümbol on kindlasti Konstantin Päts. Tallinna südalinnas on mõlema mehe monumendid suhteliselt lähestikku ja mõlemad mehed on suhteliselt lähestikku maetud ka Tallinna metsakalmistule. Vasakul pool on Tammsaare haud ning paremal pool kuulsuste künkal Konstantin Pätsi haud. Tammsaare ja Pätsi suhete tegelik olemus on aga jäänud salapäraseks veel tänapäevani. Tammsaare on sündinud aastal 1878 ehk siis samal aastal, kui Eestis hakkas meie Karl Robert Jakobson välja andma oma tuntud ajalehte nimega Sakala ja ilmselt kõige tuntumaks isikuks, kellega Tammsaarel on sama sünniaasta 1878, on Jossif Vissarionovitš Stalin. Oleme oma kaameraga jõudnud absoluutselt ajaloolisse kohta, Tõe ja õiguse esimese osa kirjutamiskohta. Siin on Kaupmehe tänav ja veel nendel kaugetel aegadel, kui Tammsaare tegutses, jooksis siit Kirikuaia tänav ja sealpool Kirikuaia tänavas üüris kirjanik Tammsaare endale ühe maja korteri ja selles korteris kirjutaski ta Tõe ja õiguse esimese osa. 1925. aasta suvel, kui Tammsaare Õuna tänava korteri aknad olid lahti, kostus seest ikka tihti noore naise Keete ärritatud häälega hüütud sõnavaling. Anton, su pea on tühi nagu veskikolju. Tõepoolest, Tammsaare nii-öelda jutumärkides veskikolus oli peidus Tõde ja õigus. Ta üüriski endale ärklitoa, et saada rahus kirjutada seda teost Tõde ja õigus siis. See maja, kus ta Tõe ja õiguse esimese osa kirjutas, oli Weidenadleri suvila Kirikuaia tänavas Keskhaigla väravatel lähedal ja ta üüris selle 1925. aasta novembris. Siin on 1926. aastal ilmunud Tõe ja õiguse esimese köite originaalväljaanne ja 1925. ja 26. aastal just selles piirkonnas Tammsaare selle raamatu kirjutaski. Soome kirjamees Salokanel on kirjutanud ka teose pealkirjaga Noore Eesti südametunnistus ja see on tõlgitud ka eesti keelde ja Salokanel seal spekuleerib, et mis oleks juhtunud, kui Tammsaare ei oleks 40. aastal surnud, elanud 41. aasta repressioonid üle ja elanud üle ka Saksa okupatsiooni ja põgenenud 1944. aastal läände. Salokanel jõuab järelduseni, et loomulikult nii nagu teistel pagulaskirjanikel oleks ka Tammsaarel tema looming oleks kuulutatud keelatud kirjanduseks ja see oleks pandud siis erifondi ja raamatud oleks hävitatud. Nii et siis tegelikkuses tehti Tammsaarest justkui Nõukogude klassik, mitte tema teoseid ei hävitatud. Tammsaare suri 1940 märtsis ja juba 40. aastatel Nõukogude võim üritas kõigiti Tammsaarest teha eeskujuliku Nõukogude kirjaniku ja Tammsaare oli väga austatud isegi Stalini eluajal, kui paljud teised kirjanikud langesid põlu alla. Näiteks ajalehes Nõukogude õpetaja 24. jaanuaril 1953 seoses Tammsaare 75. sünniaastapäevaga kirjutati niimoodi. Jutustuses 2 paari ja 1 ainus andis kirjanik ereda pildi kehvikuist mõisaorjadest, näitas, kuidas jõhker ekspluateerimine surmas nendes kõik inimlikku. 1978. aastal möödus täpselt 100 aastat Tammsaare sünnist ja selle sündmuse tähistamiseks paigaldati siia Tammsaare parki Tammsaare monument. Kui heita pilk Tammsaare käsikirjadele, siis on kohe mõista, et Tammsaare käsi oli tõeline virtuoosi käsi, mis jättis miljonite viisi paberile ühesuuruseid, täiesti tillukesi kirjatähti. Ja Tammsaare õppis selle kirjastiili või väikse kirjutamisstiili ära sellepärast, et muidu oleks lauale tekkinud ju suur paberivirn. Räägime Tammsaare teoste tõlgetest võõrkeeltesse. Metsakalmistul on Olga Rudneva viimne puhkepaik. Kuigi Olga Rudneva ei olnud sugugi esimene, kes Tõe ja õiguse tõlkis vene keelde, siis tema tõlge oli esimene, mis jõudis trükki 1953. 1978. aastal tähistati pidulikult Tammsaare 100. sünniaastapäeva ja siis räägiti ka tema teoste tiraažidest. Tammsaare eluajal tema teoste kõige suurem tiraaž oli 3600 ehk siis kaadris nähtavad Tõe ja õiguse esimese köite tiraaž oli 3600.
Kuid näiteks 1960. aastatel, kui Tammsaare oli Eesti NSV-s väga lugupeetud ja hinnatud kirjanik, siis tema Tõde ja õigus anti uuesti välja ja nüüd juba 50 000-listes tiraažides. 1960. aastatel ilmus suures tiraažis Tõde ja õigus kõik köited ka Venemaal vene keeles ning 1978. aasta seisuga ehk siis, kui Tammsaare 100. sünniaastapäeva tähistati, oli Tammsaare teoseid maailmas välja antud 2,5 miljonit eksemplari, neist eesti keeles 1,25 miljonit ja vene keeles circa 1 miljon. Tänapäeval paikneb Välisministeeriumi hoone taga Lembitu park, aga kujutage ette, veel teise maailmasõja aastatel jooksis selles kohas Õuna tänav ja Õuna tänava nimelises umbtänavas oli ka kirjanik Tammsaare elukoht. Tammsaare elas oma noore naise Käthe Veltmaniga siis Õuna tänavas 2-korruselises puumajas ja nagu kaadritest näha oli, on toonane umbtänav Õuna tänav peale märtsi pommitamist küll jäljetult kadunud. Oleme Kadriorus Koidula tänava majas, mis kaadris paistab, teisel korrusel 5-toalises korteris elas oma elu viimased 8 aastat suurkirjanik Tammsaare ise ja muide, tema korteri aknad avanesid siiapoole ehk siis Kööleri tänava suunas. Tammsaare maja Kadriorus ja meie admiral Johann Pitka. Tammsaarele ei olevat see Koidula tänava maja algul sugugi meeldinud ja see maja on huvitava kokkusattumusena ehitatud 1878 ehk siis täpselt samal aastal, kui Tammsaare ise sündis. Ja alumisel korrusel otse Tammsaare korteri all elanud ühel aastal lausa admiral Pitka. Aegade jooksul on Tallinna välisilme küll hulga muutunud. Seal läheb Toomkuninga tänav ning siin on Endla tänav ja selles piirkonnas Rahvusraamatukogu hoone koha peal paiknes Anton Hansen Tammsaare teine elukoht Tallinnas. Sinna Toomkuninga majja kolis Tammsaare perekond 1928 ja oli seal 4 aastat kuni 1932 aastani ja just seal Tõnismäel on sündinud Tammsaare Tõe ja õiguse teine ja 3. köide ja osaliselt ka 4. köide. Toomkuninga maja number 3, kus Tammsaare elas, selle maja lõhkusid siis buldooserid siis, kui hakkas pihta suurte maa-alade puhtaks tegemine Rahvusraamatukogu rajamiseks. Aia tänaval paikneb hoone, legendaarne hoone, mida Eesti Vabariigi aegadel tunti Tallinna seltskondliku maja hoone nime all. 1936. aastal sai selles majas Tammsaare auhinna ja siin ristusid tema teed ka Marie Underiga. 20. detsembril 1936 toimus selles samas majas kirjanduslike auhindade kätteandmine. Tammsaare sai auhinna romaani Ma armastasin sakslaste eest ning Marie Under sai auhinna luulekogu Kivisüdamelt eest. Ja 20. detsembril 1936 seal Tallinna seltskondlikus majas filmitud kaadrid on ainsad spetsiaalselt tehtud filmivõtted Tammsaarest ja see maja on Eesti ajaloos veel omapärane. 1938. aastal, kui Eesti ajaloos esimest ja seni viimast korda kujundati parlamendi ülemkoda, Riiginõukogu, siis Riiginõukogu just selles samas majas koguneski. Tammsaare ja Eesti teine suurkirjanik Eduard Vilde. Kui Tammsaare elas Kadriorus aadressil 12a, siis Vilde elas tema suhtelises läheduses aadressiga siis Koidula 34. Mõlemad mehed armastasid pargiteedel jalutada ning nende juhuslikud kohtumised lõppesid tihti sellega, et mehed ajasid omavahel tundide kaupa tänaval juttu. Tammsaare poeg Eerik on sündinud aastal 1928 ja Vilde suri 1933. Seega siis, kui Eerik mäletab Vildet jalutuskäikudelt, siis Eerik ei saanud olla kindlasti mitte vanem kui 5-aastane ja kord küsinud Vilde 5-aastase Eeriku käest, Tammsaare poja käest, otse kui muu seas. Noh, poiss, kas sul pruuti ka on või? Metsakalmistule on maetud Tammsaare poeg Erik Hansen. Eerik oli sündinud aastal 1928 ehk siis, kui Tammsaare oli juba 50-aastane. Tammsaare armastas Eerikut väga ja kohtles teda lausa kui perekonna kroonprintsi. Eerik oli tehnikateadlane, insener, ta oli aktiivne talisuppleja. 1981. aastal ehk siis, kui Eerik oli 53-aastane, oli tal loengureis Saksa TV-sse ja talle korraldati seal suurejooneline vastuvõtt. Eerik sai seal alkoholimürgituse ja loengut tuli katkestada. Eerik ise arvas, et sellest võib tulla mingi suurem pahandus.
ta tuli tagasi ja tuli välja, et naine on ka tema juurest lahkunud ja Eeriku närvisüsteem ei pidanud sellele kõigele vastu ja novembris 1981 lahkus ta elust enesetapu tagajärjel. 1901. aastal hakkas noor advokaat Konstantin Päts siin Niguliste tänavas välja andma ajalehte Teataja ja selle ajalehe toimetus paiknes enam-vähem sellel kohal olnud majas, kus nüüd paikneb Eduard Vilde monument ja just siin Teataja toimetuse hoones 1903 sai alguse Tammsaare ja Pätsi pikk tutvuse periood. Tammsaare oli siin toimetuses Pätsi alluv. 30. augustil 1936 juhtus Eestis täiesti enneolematu lugu. Nimelt esimest korda pandi monument üles elavale inimesele ja selle au sai endale Tammsaare. Ja Tallinna Keskraamatukogu direktor ning Tammsaare sõber Aleksander Sibul on meenutanud, et Tammsaare öelnud kord Sibulale, kui jutt puudutas tema ja Konstantin Pätsi suhteid nõndamoodi. Kas sina, Aleksander, arvad, et Päts seda mulle andestada suudab, et mitte temale esimesena, vaid just minule ausammas püsti pandi. Olgugi, et mina oleksin meeleldi talle selle au loovutanud. Kuigi üldiselt on räägitud, et Tammsaare oli oma iseloomult tagasihoidlik inimene, siis oma naisele soovis tema kindlasti proua staatust. Tammsaare palkas koju siis teenijaid ja teisigi koduabilisi. Ja ta ei pannud lihtsalt oma lapsi headesse koolidesse, vaid valis nende jaoks välja parimad võimalikud koolid. Kui räägime Anton Hansen Tammsaare ja Konstantin Pätsi suhetest ja leiame nende suhete kohta erinevate inimeste kirjeldusi, siis Aleksander Sibul oli Tallinna Keskraamatukogu direktor ja Tammsaare lähedane sõber. Sibul on oma meenutustes kirjutanud niimoodi. Tammsaare armastas teha pikki jalutuskäike. Ühel säärasel jalutuskäigul oli ta Kloostrimetsas kohanud president Konstantin Pätsiga ja läinud siis tema talu üle vaatama. Päts oli kutsunud ta enda uut lauta vaatama. See laut olevat ehitatud 5 miljoni sendi eest ja pärast olevat siis Sibul ja Tammsaare omavahel sellest laudast rääkinud. Tammsaare olevat siis öelnud Sibulale niimoodi, et kas tasub ikka nii kallis laut ennast ära ja kust saadi raha selle ehitamiseks. Tallinna Keskraamatukogu direktor ja Tammsaare lähedane sõber Aleksander Sibul on kirjutanud ka niimoodi, et oma iseseisvat mõtlemist, oma suveräänsust ei müünud Tammsaare ei vabadussõjalastele ega ka mitte Pätsile. Tammsaare ei pooldanud Pätsi võimu haaramist, vaid kritiseeris seda teravalt nii hästi erakõnelustes kui ka ajakirjanduses, muidugi nii palju, kui see toona võimalik oli. Kui veel 1920. aastatel olnud Jaan Tõnisson riigivanem, siis olevat tema pakkunud Tammsaarele Riigiraamatukogus hoidja kohta ja öelnud siis niimoodi, et ega seal midagi nagunii eriti tööd teha ei olegi. Tammsaare lükanud selle pakkumise järsult tagasi, ta olnud väga tige ja öelnud niimoodi. Nemad tahavad mulle palka maksta ei millegi eest. Kelleks nad mind peavad? Armuleiva sööjaks, niimoodi ta ütles siis pahameelega ja keeldus sellest ametikohast. Eesti Vabariigi algaastatel ehk siis 1920. aastate algul oli üks toonaseid riigivanemaid teinud Tammsaarele ettepaneku siirduda Londonisse Eesti saadiku kohale, kuid Tammsaare ütles sellest pakkumisest siiski ära. Tammsaare vabakutselise kirjanikuna elas tihti peost suhu, kuid 1930. aastatel tema majanduslik olukord tunduvalt paranes ja on öeldud seda, et 30. aastatel teatud perioodidel vähemalt oli tema kuu sissetulek ministri omast lausa paar korda kõrgem. Tammsaare kui veendunud demokraat kirjutas juba varsti pärast 12. märts 1934 toimunud autoritaarset riigipööret ajalehes Vaba Maa nõndamoodi. On tunda vabariigi kõrvale heidetud laibalõhna. Kui räägime Tammsaare ja Pätsi omavahelistest suhetest, siis omaaegne poliitik August Reben on mälestuste raamatus kirjutanud niimoodi, et mitmel korral on Tammsaare väljendunud eitavalt vapside liikumise ja ka Pätsi valitsemismeetodite suhtes. Veterinaararst August Arras oli Tammsaare lähedane sõber ja August Arrase meenutustest saame siis teada, kuidas Tammsaare suhtus Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud baaside lepingusse. Kui 1939. aasta detsembris külastas Nõukogude Liitu ja sealhulgas Jossif Stalinit meie vägede ülemjuhataja Johann Laidoner, siis ta tuli sealt tagasi Moskvast
kingituseks saadud valge araabia täkuga. Tammsaare öelnud Arrasele selle täku kinkimise kohta niimoodi. Kas sa ei näe, kuidas meie juhtivad mehed endid nende kingituste ja näilise sõbralikkusega pimestada lasevad nende Moskva petiste, valetajate, lepingumurdjate ja mõrvarite poolt? Nad ei oska ette näha, et lai Vene saabas meie väikese maa ja rahva varsti laperguseks litsub. 28. septembril 1939 sõlmiti Eesti ja Nõukogude Liidu vahel baaside leping ehk niinimetatud vastastikuse abistamise pakt ja on teada, et Tammsaare pidas Kremli seltsimehi valetajateks ja lepingumurdjateks ja Tammsaaret olevat väga ärritanud see fakt, et kui baasid olid Lääne-Eesti saartel ja Paldiskis, siis Nõukogude Liidu sõjaväelased liikusid ringi vabalt Tallinna tänavatel. Ilmselt kõige rohkem on Pätsi ja Tammsaare omavaheliste suhete kohta kirjutanud jurist ja kirjandushuviline inimene Leonid Trett ehk Leonid Tretjakevitš, kes 30. aastatel suhtles aktiivselt ka Tammsaarega ja tõlkis esimese inimesena Tõe ja õiguse esimese köite vene keelde, kuid trükivalgust see tõlge siiski mitte kunagi ei näinud. On öeldud ka seda, et Leonid Treti mälestustesse või memuaaridesse tuleb suhtuda selgelt allikakriitiliselt, kuivõrd tegemist on väga isiklikest emotsioonidest kantud mälestustega. On nimetatud neid memuaare ka melodramaatiliseks jamaks. Me siis ei teagi täpselt, kui palju on Treti jutus tõde, kui palju mitte. Igal juhul Trett on kirjutanud niimoodi. Päts mängis Tammsaare elus ta viimastel eluaastatel väga suurt osa. Kuid see osa oli puhtal kujul negatiivne. Tammsaare põlgas ja vihkas Pätsi kõigest hingest ja seetõttu oli alatasa Pätsi juures oma mõtetega. Konstantin Päts oli Tammsaare painaja, kes valitses tema seesmist elu sellekohaste psühholoogia seaduste põhjal. Tammsaare kriitilisus Pätsi juhitud poliitika suhtes on üldteada. Selleks tasub lugeda tema publitsistikat, mida publitsistikast aga ei leia, on isiklik viha Pätsi vastu. Ja muide, 1938. aastal annetas Päts Tammsaarele Punase Risti teenetemärgi, mille Tammsaare ka vastu võttis. Leonid Trett on kirjutanud oma memuaarides niimoodi, kord läinud ta Tammsaare juurde ja Tammsaare jutustanud talle oma valmivast näidendist pealkirjaga Kuningal on külm ja Tammsaare öelnud siis niimoodi Trettile. See on puhas allegooria. Selles näidendis annan ma pihta Pätsile. Leonid Trett on oma suurt poleemikat tekitanud memuaarides kirjutanud ka niimoodi, et kuigi Konstantin Päts oli kahtlemata teadlik Tammsaare suhtumisest temasse ja tema juhitud süsteemi, kuid see ei takistanud Pätsi imetlemast ja austamast Tammsaaret. Tammsaare tütar Riita Hansen ei usu seda, mida on räägitud, et Tammsaare olevat kirglikult vihanud Konstantin Pätsi. Riita on meenutanud, et kord jalutuskäigul jalutanud ta Tammsaarega kloostrimetsa ja kohanud seal Konstantin Pätsi. Konstantin Pätsi talu oligi siis kloostrimetsas. Mehed kätelnud ja sinatanud teineteist. President Päts hoidnud kaua Tammsaare kätt oma käes. Tammsaare ei olnud sugugi seotud mitte ainult Pätside perekonnas Konstantiniga, vaid ka tema venna õigeusu vaimuliku Nikolai Pätsiga. 1938. aastal sai Tammsaare 60-aastaseks ja üks õnnitleja, kes ka Tammsaarel kodus kohal käis, oligi seesama Pätsi vend Nikolai. Tammsaare võtnud Nikolai vastu lausa oma kabinetis ja pakkunud talle ka veini. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Tammsaare üks parimaid sõpru oli kindlasti advokaat Rein Eliaser ja Rein Eliaseri naine Anni oli meie tuntud kirjaniku August Kailiti õde. Seesama Anni olnud Tammsaare kaasa keetega pahuksis. 14. oktoobril 1956 kirjutas August Kailit väliseesti kirjamehele Valev Uibovuule kirja, kus ta naeruvääristab Tammsaaret kui inimest Toomkuninga tänaval lausa anekdootlikud tegelasena. Tammsaare olevat üürinud Kailiti õemehe majas suure korteri ja pidanud end ilmeksimatult geeniuseks, Euroopa suurimaks ja oodanud romantiku ja unistajana seal miljoneid
filme ja Nobeli auhinda. Kuidas stalinistlik kirjandusteadus tõlgendas Tammsaare romaani Kõrboja peremees, meie ühte tuntumat armastusromaani. Kirjanik näitab, kuidas eraomandi kirg moonutab isegi armastussuhteid ja muudab abielu, nagu kõik muudki suhted, vaid äritehinguks. Näide sellest, kuidas stalinistlik kirjandusteadus tõlgendas Tammsaare romaani Tõde ja õigus, selle esimest köidet. Kirjutati siis niimoodi. Ekspluateeritava saatus kapitalistlikus külas avaneb lugeja ees kõige eredamalt Sauna Madise puhul. Sauna Madis on kogu eluaja rühmanud tööd teha. 30 aastat on ta kaevanud talunikele kraave, kuid vaevarikka töö tasuks on tervise kaotamine ja täielik sõltuvus peremehest ja selle tujudest. Pearu aga on juba kapitalistliku korra tingimustes välja kujunenud kulak. Kodanliku hundimoraali esindaja Pearu ise enam ei tööta. Ta ekspluateerib sulaseid ja tüdrukuid, kellest ta pressib välja viimse jõuraasukese. Eraomandi kirg on teinud Pearust metsiku kurnaja ja jõhkrat türanni. Tammsaare Tõe ja õiguse 4. köite kohta kirjutati Stalini ajal nõndamoodi. Autor Tammsaare paljastab siin suure kunstilise jõuga kodanluse mandumise ja rahvavaenuliku olemuse. See maailm on kiskjate ja parasiitide maailm, kus kõik on rahaga ostetav, kus valitseb häbitu ja jõhker hundimoraal. 1939. aastast pärineb viimane Tammsaare romaan Põrgupõhja uus vanapagan, mis on siis loomuselt nagu mõistujutt. Stalinistlik kirjandusteadus leidis ka siit selle, mida ta otsis. Näiteks ajalehes Tõde kodumaalt kirjutati 1. veebruaril 1951 nõndamoodi. Romaan Põrgupõhja uus vanapagan on kirjutatud kirjaniku poolt, kes palavalt armastas rahvast ja vihkas rõhumist. Mis puudutab Tammsaare abiellumise lugu, siis Estonia kontserdi- ja teatrimajal on tema abiellumisel tähtis osa. Räägime Tammsaare abiellumise lugu, see on üldiselt hästi teada, aga sellel on mitmeid nüansse, mida ehk laiem avalikkus ei tea. Tammsaare abiellus aastal 1919, kui ta oli juba 41-aastane ja tema väljavalitu Käthe Veltmann oli siis 18 aastat noorem ehk siis 23 aastat vana. 1919 olid nad veel põgusalt tuttavad, kuid Estonia teatris veebruarikuus nende tutvus hakkas tasapisi arenema ja lõppes see sellega, et 7. juunil 1919 nägi Anton enesele väga suureks üllatuseks ajalehtede Sotsiaaldemokraat ja Päevalehe esikaanel, et tema ja Käthe Veltmann on abiellunud. Anton ei teadnud mitte midagi sellest. Igal juhul 1919. aasta jooksul oli Anton ise arvanud, et ta on abiellumiseks vana, vaene ja liialt haige ja läks ära Koitjärvele oma venna juurde. Ning seal ta siis 7. juunil 1919 seda skandaalset ajalehekuulutust nägigi. Kuidas see siis kõik toimus? Kuidas neiu Käthe Veltmann otsustas ohjad enda kätte haarata ja Anton Hansen Tammsaare fakti ette panna, et ta on nüüd abielus? Neiu Käthe läks siis Aegviidu jaama, Anton tuli talle vastu ja Käthe näitas talle ajalehte Sotsiaaldemokraat ja selle esiküljel oligi siis see skandaalne kuulutus. Milline oli Anton Hansen Tammsaare reaktsioon? Käthe on ise öelnud, et Tammsaare oleks nagu puuga pähe saanud, nagu oleks Tammsaaret välk tabanud. Varsti tuli Tammsaarel juba teine reaktsioon, äkkviha, ja ta ütles lausa kärgatades Käthele niimoodi. Miks teie olete sellise kuulutuse lehte pannud? Sõideti siis Tammsaare venna juurde vankriga, Anton kogu aeg vaikis, kuid abielu jäi siiski kehtima ja Tammsaarest saigi naisemees. Tammsaare selle skandaalse ja omapärase naisevõtu loole lisab pikantsust veel see, et Tammsaare enda tütar Riita Hansen on esitanud arvamuse, et tema ema ehk siis Tammsaare abikaasa oli 1919. aasta kevadtalvel Tammsaarega kohtudes rasedaks jäänud ja Tammsaare nõudnud aborti. Toona oli abort keelatud ja täiesti seaduse vastane. Käthe olevat nõustunud, kuid ainult sel tingimusel, kui Tammsaare temaga abiellub ja nii see ajalehe kuulutus siis kiirustanudki Tammsaaret tagant. Lisame aga siiski, et see kõik on ainult spekulatsioon.
Paar sõna Tammsaare kaasast Keetest on teada, et Keete oli kiiresti tülli mineva iseloomu juures siiski hellahingeline ja hoolitsev. Näiteks 1931 pärinevast kirjast, mille Tammsaare kirjutas, sealt selgub, et Elvas suvitades oli Keetel tekkinud tüli lausa majapidajaga, keda kutsuti jänesemammaks. Ja Tammsaare poolt Preili Veltmanile antud iseloomustus talle saadetud kirjas 28. maist 1919 on siis selline. Pead õppima pisutki enda üle valitsema, kuigi sa oled loomu poolest valinguline ja katastroofiline. On öeldud seda, et Keete ja Anton Hansen olid oma loomustelt väga erinevad inimesed. Näiteks Tammsaarele ei meeldinud sugugi oma naise tundeküllane jutukus. Tammsaare valitsenud oma kodus ikka põhimõtete ja loogika abil, ehk siis Tammsaare ei lasknud ennast kaasa tõmmata emotsioonidest. Tema vaadanud olukorda ja öelnud siis niimoodi. See on ainult jutt, kus on aga faktid. Ja kui ta leidis need faktid, olevat ta möönnud. Faktid on niisugused, järelikult lugu ongi nii. 1922. aastal ilmus Tammsaare läbilöögiteos, romaan pealkirjaga Kõrboja peremees ja on öeldud seda, et kuigi see on Eesti üks parimaid armastusromaane, ei kasutata selles romaanis mitte kordagi sõna armastus. Ja Tammsaare on ise avaldanud oma tundeid samuti vahepeal kummalisel moel. Keete, tema abikaasa, on toonud siis ühe näite. Kord pimedal õhtul läks Keete Õuna tänavas olnud majast trepist alla ja jõudis käsikaudu esikus asuva toidukapi juurde. Ta tundis sinna kätt sisse pistes, et riiulile on peidetud midagi krõbisevat. Ta võttis toidukapist välja paberisse mähitud pika varrega nitsaroosi, mille Tammsaare oli siis armastusmärgiks sinna pannud. Meie näitleja ja teatrimees Ants Lauter on öelnud Tammsaare silmade kohta, et need olid haruldase vaimu, haruldased silmad. Lauter on mälestustest raamatus, mis puudutab siis Tammsaaret, kirjutanud niimoodi oma kohtumisest Tammsaarega, mis toimus Estonia puiestee nurgal. Silm öeldakse olevat südame peegel, teiste sõnadega hingepeegel. Tammsaarel olid silmad tavaliselt natukene kissis. Võis tema silmades lugeda tohutul hulgal varjundeid, eriti siis, kui Tammsaare teiste juttu kuulas. Siis võis ta silmist lugeda jaatust, eitust, põlgust, irvitust, vahel laginal naeru, sealsamas tõsidust, mõtlikkust, unistusi, valu ja heldimust. On laialt teada, et Tammsaare ei võtnud osa tihtipeale pidulikest koosolekutest ja ametlikest vastuvõttudest ja sellest tulenevalt loodi siis müüt, et Tammsaare on erak ja ühiskondlikust elust lausa nagu kõrvale tõmbunud. Tegelikult, milline oli tema siis kitsamas sõpruskonnas? On öeldud seda ja mitme inimese poolt, et Tammsaare oli sädelev ja vaimukas vestleja, kes võis tundide kaupa rääkida nii kirjandus kui ka teistel kunstiteemadel ja niisama pädevalt diskuteerida paljude ühiskondliku elu ja poliitika päevaprobleemide üle, rääkida loodusest, teadusest ja tehnikast. Tammsaare oli huvitav, vaimukas ja särav vaidleja ja löögivalmis vestleja. Vaidlushoos ta kuidagi elavnes ja säras. Ikka on räägitud Tammsaarel vahepeal esinenud äkkvihast. Toome paar näidet. Kord oli Tammsaare oma kaasa Keetega Rätsepa juures ja neil tekkis äge sõnavahetus selle üle, millised nööbid ette panna. Keete tahtis sametiga kaetud nööpe, kuid Tammsaare eelistanud lihtsaid nööpe. Sellest pahanenuna pistnud Tammsaare Keetele korterivõtmed pihku ja läinud ise minema. Teine näide Tammsaare äkkvihast on selline, et kord Kehras suvitamise ajal keetis ta koos Keetega metsmaasikамoosi ja see metsmaasikamoos kõrbes põhja. Tammsaare ärritus ning lasknud uue emailse paja koos kõrbenud moosiga jõkke jooksma allavoolu ja lausa legendaarne jutt on selle kohta, kuidas Tammsaare vanaisa vennal esinenud äkkviha. See vanaisa vend oli siis sündinud juba aastal 1798 ja tema armastanud ikka hoida oma piibu nosu hambus. Tuli kord see vanaisa vend teraviljakottidega veskile, et need jahuksi jahvatada. Ootas teiste meeste järel oma järge, seisis veskitamme lähedal ja veeretas siis teiste meestega juttu.
Järsku ilmus kohale Saksa parun ja sammus otse veskiliste poole. Talumehed näidanud parunile üles nendelt nõutud austust ja alandlikkust ning koogutanud parunit nähes. See vanaisa vend unustanud aga oma piibunosu hambusse. Parunit pahandas niisugune ennekuulmatu häbematus. Ta läks selle vanaisa venna juurde, tõmbas piibunosu hambust välja ja viskas laksti veskitamme taha vette. Tammsaare vanaisa vennas plahvatanud äkkviha, ta kahmanud omaenda kätega parunist kinni ja heitnud ta vette piibunosule järele. Tammsaare suguvõsa oletuslikke pärilikkustegureid on välja toodud mitmesuguseid. Tammsaare ise jutustanud oma kaasa Keetele, et tema Taani nimi Hansen pärinenud ühelt sinakas mustade juustega Taani rändkaupmehelt, kes liikunud külast külla ja müünud aga oma harju. Armunud see taanlane siis ühte eestlannasse, abiellunud ja jäänudki paikseks. Muide, ka Tammsaare isal Peetril olid süsimustad juuksed. Paar sõna Tammsaare emast Ann Hansenist. Tema oli hella hingega inimene, kuid tal oli omadus väga kergesti ja sügavasti haavuda. Pärast oma mehega peetud tülisid, näiteks oli ta võimeline oma mehega mitte rääkima lausa 2 nädalat jutti. On teada, et Tammsaare ema oli sihvakas, heledade juustega, väga vapper naine, ta sünnitas 12 last ja on teada ka selline juhtum, et kord sünnitanud ta ühe lapse lausa kartulivao vahel ja pärast seda läinud ta nagu muu seas lehmi lüpsma. Mõni sõna Tammsaare isast Peetrist, Peeter Hansenist. Tema oli laia rinnaga ja täisrammu mees ja vaimult oli ta peajao üle teistest. Kui Tammsaare isa naaber Jakob Sickenberg, kes oli peaaru prototüüp, oli täiesti kirjaoskamatu ja tõmbas allkirja asemel paberile 3 risti, siis Peeter oli küllaltki haritud mees. Tema üks kõrv kuulis halvasti. Asi oli selles, et kunagi nooruses oli üks tüli lõppenud lööminguga ja ta pidi siis üksinda seisma terve karja teiste meeste vastu ja niimoodi saanudki siis kõva hoobi kõrva pihta ja üks kõrv kuulnudki siis halvasti. Kui pojad olid koolis tähelepanematud ja tõid koju halva tunnistuse, lausunud Peeter oma naisele Ann Hansenile järgmiselt. Mis ma olen oma elust saanud? Sa oled mulle maailma toonud terve portsjoni lolle. Kord võtnud vihane isa Peeter oma sõnakuulmatu poja Augustin ninast kinni ja keeranud seda nina niimoodi, et natuke tulnud isegi nina pealt nahka maha. Eesti ajaloo keerukusest annab meile tunnistust ka Tammsaare enda perekonna lugu. Üks tema vend nimega Otto läks oma tulipunase naise Mariaga Venemaale ja seesama Maria tapeti repressioonide käigus 1938. aastal novembrikuus Venemaal. Seevastu Tammsaare üks teine vend nimega Oskar langes 1919. aasta Narva rindel, võideldes Eesti vägedes vabadussõjas kommunistide vastu. Kes on näinud meie saadet pealkirjaga Tartu ajaloo verisem paik, siis kindlasti mäletab, et seal on juttu kommunistist ja Tartu punasest tegelasest nimega Artur Valner. Tema oli ka perekondlikult Tammsaarega seotud. Nimelt Käte Hanseni õde Clarissa oli sellesama Valneriga abielus. Vabadussõja ajal põgenes Clarissa Valneriga Venemaale Petrogradi. 1939. aastal tabas ka seda perekonda stalinistlik repressioon, nimelt Artur Valner siis represseeriti ja hiljem ta lasti maha. Ja veel enne seda, kui ta maha lasti, jõudsid Clarissani ehk siis Käte õeni kuuldused, et Valner ongi juba maha lastud ja teda ennastki võidakse arreteerida. Clarissa närvid ei pidanud vastu ja ta poos ennast üles. 1905. aasta revolutsiooni käigus oli tuntud nimi hilisem tuntud kommunist Hans Pöögelmann ja Hans Pöögelmann muide tõlkis eesti keelde ka Internatsionaali. 1905. aasta revolutsiooni päevil ja pärast seda Tammsaare hoiatas mitu korda Pöögelmanni selle eest, et teda taheti kinni võtta ja ta olevat ka Pöögelmanni vahepeal varjanud. Toimus see siis kõik 1905. aasta revolutsiooni päevil. 1905. aasta revolutsiooni päevil oktoobrikuus oli Tammsaare ajakirjanik Tallinnas. 16. oktoober 1905 toimus toonasel Turu platsil ehk siis Estonia teatri taga niinimetatud Uue Turu veretöö, kus oli palju laipu. Ja on teada, et Tammsaare jalutas selle veretöö ajal Mihkel Martna tütrega lähikonnas. Nad jõudsid Viru tänavale, kui kuulsid püssipaukude raginat.
Tammsaare oli siis Martna tütrele sosistanud, kas nad tõesti julgesid rahva hulka lasta. Tammsaare tulenevalt oma maohädadest ei võinud magusat eriti süüa, kuid tema üks lemmiktoitudest oli pohla õunamoos ja Tammsaare ise keetis seda vaskses potis. Tammsaare oli varajane ärkaja, ta tõusis varahommikul juba kell 6 või pool 7 ja tihtipeale töötas ta oma kirjandusteoste kallal lausa kella 1 või 2 öösel. Tema tütar Riita on võrrelnud Tammsaaret elustiili poolest lausa Napoleoniga, kes samuti lubanud endale vaid 5 tundi uneaega ning abikaasa Keete järgi olevat Tammsaare väga kerge unega, lausa linnuunega. Tammsaare äratanud isegi see, kui keegi vaikselt koputanud ukse peale ja Tammsaarel oli olnud siis kohe pea selge. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis maailmakirjanduse spetsialist, palju võõrkeeli vallanud Tammsaare, kes on tõlkinud palju teoseid erinevatest keeltest, on elu jooksul Eesti piiridest väljas käinud ainult üks kord. Toimus see siis aastatel 1912–13 tsaari ajal veel, mil ta arstide soovitusi järgides tegi pikema reisi Kaukaasiasse ja ta peatus toona ka eestlaste asulas seal Kaukaasias, mille nimeks oli Punase Lageda. Seal ta näiteks kohtus ka Miina Härmaga ning jaanipäeval toona kantud Punase Lageda koolimaja õues ette Liidia Koidula näidend Säärane mulk ja ühte rolli olevat Tammsaare seal ka mänginud. Ja pärast etendust tantsinud tervisega kimpus olnud Tammsaare näitsikutega nii hoogsalt, et tal tekkinud lausa kopsust verejooks. Maailma ajaloo üks edukamaid kergejõustiklasi on kindlasti soomlane Paavo Nurmi, kes 1920. aastatel saavutas olümpiamängudel lausa 9 kulda ja 3 hõbedat, ehk siis kokku 12 medalit. Ja kord tuli siis Paavo Nurmi ka Eestisse võistlema ja Tammsaare suure spordihuvilisena öelnud, tuleb mulgi seda fenomeni vaatama minna. Käiski tema siis Kadrioru staadionil Paavo Nurmit vaatamas ja rääkinud hiljem imetlusega Paavo Nurmi jooksustiilist, minimaalset jõukulutust nõudvast musklite tegevusest. Põlgas Tammsaare aga näiteks jalgpalli, ta nimetas jalgpalli tooreks ja loomalikuks spordiks, kuid kergejõustikuvõistlustel on Tammsaaret nähtud ka hiljem. Kooli ajal pidas Tammsaare väga lugu viiulimängust, see oli tema üks peamisi harrastusi ja enne oma ränki haigestumisi oli Tammsaare väga tugeva füüsilise jõu poolest tuntud. Ta pidas kooli ajal spordist lugu, tal olid tugevad lihased ja palju jõudu. Tunti teda väga hea ujujana, talvel käis ta palju uisutamas ja kui Tammsaare õppis külakoolis, siis öeldi ikka, et maadluses ei leidunud Tammsaarele mitte ühtegi vastast. Nooruses väga tugev noormees Anton Hansen maadles hilisemas elus väga paljude tervisehädade käes. 1911 tabas teda äge tuberkuloos ja 1914 oli tema jaoks täiesti eluohtlik olukord. Talle tehti Tartus 1914. aastal siis Haaba kliinikus maooperatsioon ja selle käigus tehti talle uus maosuu. Ning kirurg Manteuffel oli Tammsaarele otsesõna öelnud, et ellujäämislootust on circa 2%. Tammsaare tegi ära juba testamendi venna kasuks ja Tammsaare on hiljem meenutanud, et tema elu 2 kõige raskemat momenti olidki see sama nimetatud 1914 Haaba kliinikus tehtud operatsioon ja teine siis aastal 1903, kui ta nägi enda ema kirstus. Ja pärast seda maooperatsiooni oli Tammsaare selle operatsiooni tagajärgedega elu lõpuni seotud. Ta pidi nimelt iga jumala päev pärast lõunasööki pool istukil lamamistoolis 1,5–2 tundi olema, et söök ei liiguks kohe maost edasi, vaid jääks sinna seedimiseks vajalikuks ajaks peatuma. Nii et sellised piirangud oli tervise mõttes Tammsaarel. Aastal 1911 Tartu Ülikooli õigusteaduskonda lõpetades tabas Tammsaaret ränk tuberkuloos ning 1914 oli tal siis ka veel ränk maolõikus. Ta läks Koitjärvele oma metsavahist venna Jüri juurde elama ja Koitjärvel andnud Tammsaarele keegi kohalik vanaid nõu, et tervis tuleb kiiremini tagasi, kui alasti joosta ümber maja. Et venna metsavahi Tare piiras Roigasaed, siis Tammsaare oligi vanaide nõu kuulda võtnud ja jooksnud alasti ümber maja ja öeldi, et ta tegi seda nagu piimvalge tont. Kuidas 1911. aastal ja hiljemgi Tammsaare tervist Koitjärvel turgutati. 1911 haigestus Tammsaare siis rängalt tuberkuloosi, ülikooli lõpueksamid jäid seetõttu
sooritamata. Ta läks siis venna juurde Koitjärvele ja teda raviti siis näiteks niimoodi, et hõõruti selja peale mingit joodipreparaati. Tammsaare joonud igal hommikul saarepuu tõrva kuuma piimaga ja veel ühest omapärasest ravitsemismeetodist. Soovitati võtta Tammsaarel alasti õhuvanne. Tema käinud siis noores Männimetsas alasti jalutamas, kõndinud ikka puude varjus, mitte aga päikese käes. Kord järsku näinud marja naised männikus alasti meest. Naised ehmusid, jooksid kiljudes metsast välja ja rääkisid küla peal, et üks hull on metsa ilmunud. Aasta enne surma 1939 halvenes järsult Tammsaare tervis. 6. jaanuaril 1939 kukkus ta oma kodus Kadriorus raskelt maha ja roomas siis hädavaevu voodisse. Temal oli siis tulnud maoatakk koos suure sisemise verejooksuga ja ta viidi Tallinna Keskhaiglasse, kus tal tuli tükk aega olla. Tammsaare suri Eesti Vabariigi huku eelaegadel ehk siis 1. märtsil 1940 ja on ikka spekuleeritud, et mis oleks Tammsaarest saanud, kui ta poleks 40. aastal surnud, vaid edasi elanud. Et mis temaga oleks juhtunud Stalini-aegses Eesti NSV-s. Toona Eesti NSV-s oli kõrge võimutegelane Nigol Andresen ja tema käest oli siis Jüri Aarma kord küsinud, et mis Tammsaarega oleks stalinistlikus riigis juhtunud. Ja Andresen olevat vastanud, et Tammsaaret oodanuks kõrgeim karistusmäär. Suurimaks süüks oleks kindlasti Tammsaarele pandud see, et ta 3. jaos, Tõe ja õiguse 3. jaos, on sotsialistlikku revolutsiooni kujutanud absoluutselt valesti. Aulik vaataja ja kuulaja, kui teile saade Anton Hansen Tammsaarest oli meeltmööda, siis oleksime väga tänulikud, kui te paneksite videole laigi, et aidata kaasa selle levikule. See oli läinud aastasaja 3. veerandi lõpul. Päike lähenes silmapiirile, seistes sedavõrd madalas, et enam ei ulatunud valgustama ei mäkke ronivat hobust, kes puutelgedega vankrit vedas, ei vankril istuvat noort naist ega ka ligi 30-list meest, kes kõndis vankri kõrval.